ja avavile on antud ja Kalju saab alustada palliga. Aga võtamegi kohe siis algkoosseisud ette. Siis alustades kodumeeskonnast väravas number 13 Weinstein, vasakult paremale liikudes kaitseliin Sutšugov, Tubašits, Hindrek Ojamaa ja Paluta. Keskvälja duo moodustavad Petrunin, Smirnov, vasak ääreründaja Jürisöö. Ründava poolkaitsena alustab Sukunda ja paremal äärel meeskonna kapten number 18 Mihhailov ja ainsa tipuründajal alustab Ude Pulusar. Kui Nõmme on siin mööda paremat äärt juba rünnakut üles võtmas, hästi liigub praegu pall. Tekib tsenerdamise õnnus ka. Praegu mitte sunnitud tagasi pöörama. Nõmme Kalju siis tuleb väljakule järgnevalt väravas number 1 Berk ja meeskonna kapten, vasakul paremal kaitseliin Tarasenkov, Nikolajev, Mašenko ja paremal äärel siis Kõrre. Kaitsva keskpoolikuna alustab Mussolitin, siis üle välja keskvälja mehed siis Ivanov, Kask ja number 10 peal on siis praegu märgitud Patrikejevs, 2 tipuründajat, Männilaan, Orlov. Näis, kus need mängijad siin väljakul päriselt paiknema hakkavad, protokollis tehakse igasugu trikke ja seda ainult näitab meile mängupilt, kui siin esimestel minutitel kohe Nõmme rünnakule suundumas, kui Kristjan Kaskil on hea tsenderdamisvõimalus, tuleb pall kasti ka, aga seal Weinstein on sunnitud käed vahele panema ja tuleb mängu esimene nurgalöök, aga suurepärane pall praegu Kalju kaitsest siia paremale äärele ja Kask oli seal kohe vaba tsooni ründamas ja tegelikult hea terava palli värava ette toimetus ka. Ivanov siis palli toimetamas. Tuleb väljapoole, kerib pall. Ette posti põrkab ka, aga seal ei ole keegi Kalju meestest valmis. Ja Kalev kaitse saab hingata natuke rahulikumalt momendiks. Kalju rünnak jätkub. Uuesti otsitakse siia paremale äärele. Ivanov on ruumi ka, söödab keskele, võimalik peale lüüa, see esimene löök blokeeritakse, tuleb uus löök ja see läheb väravast mööda, kui seal väravat ohustamas oli Orlov. Aga Kalju siin esimese 3 minuti jooksul on päris ohtlik olnud ja teine nurgalöök nende kasuks tuleb. Ivanov uuesti seda palli toimetama läheb. Tuleb ette posti jälle, aga seal kaitsetel pea vahel. Pall jääb Kaljule. Uuesti pall keskele ja see puhastatakse sealt ära. Patrikejevs out toimetab läheb, tuleb vähe pikem out. Tuleb sinna penalti punkti peale ka, aga sellega saavad hästi Kalevi kaitseda hakkama, aga pall endiselt pendeldab seal Kalevi trahvikasti lähistel, kui nüüd hästi peaga jätkatakse Patrikejevsile, aga ta ei jõua sinna. Kas nüüd Kalevil äkki õnnestub korraks hingata ka? Pall püsib Kalevil, kõvasti sikutatakse seal ja Jürisöö pea välja teenib. Sutšugov. Tuleb pikem pall ette, aga Kaljumeeste pea vahel seal ja saab Nõmme uuesti uut rünnakut üles võtma hakata. Kui ta paremalt täällt tulema, hästi praegu toimetab Petrunin seal, aga Kask võidab omadele palli tagasi ja Berk saab ka esimesed pallipuutud ära teha. Mašenko on võtnud parem kaitse koha Kaljul hetkel sisse. Kalev alustab lühikesega. Nüüd ebatäpne sööd keskväljale. Selle sealt Mussolitin omadele võidab. Kask kiiresti avab kohe Patrikejevsi peale. Hästi kombineeritakse oma vahel. Kask, madal tsenderdus tuleb. Kalevi kaitsetel jalg vahel jälle. Ude Pulusar natukene läheb seal ennast kehtestama ja
väikse vea teeb. Väga hea pressing on praegu Kalju peale saanud. Aga praegu Kalevi kaitse püsib. Vaatame, mida põnevat siit surnud palli olukorrast välja võlutakse. Senderdus kasti poole teele läheb. Tagumisse posti seal läheb, pall võrkab ka ja nüüd lõpuks Kalev selle klaarib. Kindel see on, et sellist mängupilti nagu esimesel 5 minutil näinud oleme, võib tänasest mängust oodata. Kalju on väga vägevas hoos olnud ja tegelikult 8 mängu püsitakse ilma kaotuseta. Viimane kaotus pärineb siis mängust Transi vastu, kus eksi 3-1 Narva meeskonnal alla jäädi. Aga on tõesti väga hea soos oldud ja sellega on nüüd tabelis 3. koht hetkel enda kätte võetud. Paide jääb neist siis 2 punkti kaugusele ja kui Paide peale juttu läks, siis ka Paide mängib täna Laadia vastu, nii et neil ka väga raske mäng ees ootamas, aga väga põnevaks läheb siin hooaja lõpus 3. koha heitlus. Orlov nüüd liigub palliga keskele, vahetab äärt, aga hästi seal praegu valutaja lõikab selle sõidu vahelt ära. Et kui Nõmme Kalju siis väga vägevas hoos on olnud, siis kodumeeskonna kohta sama kahjuks öelda ei saa. Neil on asjad natuke keerulisemad olnud, et võiduta ollakse 9 mängu järjest või siis täpsemalt 9 mängu. Ei ole punkti lisa tabelisse juurde saadud ja viimane siis punkt pärinebki 2-2 Viigimängust Paidega. Aga siia vahepeal viimaste mängude hulka on jäänud 6-0 kaotus Florale ja 3-1 Transile, 3-1 Levadiale, 0-1 Pärnule ja 0-3 Paidele. Nii et no kindlasti tahavad mehed, eriti siin koduväljakul, saada lõpuks punkti lisa ka jälle ja ega tegelikult kuigi olukord on keeruline, hetkel siis 10. kohal tabelis paiknevad, aga kui siin nüüd keskväljal Udõpõlu teeb natuke rumala vea Mussolitini vastu. Aga praegu Ragnar Jakobson hoiab kaardid taskus, vaatan korra uuesti ja selgelt hiljaks Udõpõlu jäi ja jalust maha mehe võtab. Et siin Kalevil tegelikult on võimalus Kuressaare kinni püüda ja neist ka mööda minna. Omavahel ka veel mängitakse see aasta. Kui ma eksi, siis peaks nende viimases voorus olemagi see vastasseis. Aga keeruline on ja päevad siin raskest mängust nüüd maksimumi välja võluma. Kindlasti neil omad momendid tekivad ja vaatame, kuidas võimaluste realiseerimisega hakkama saadakse. Aga Kalju surve praegu jätkub. Mööda paremat äärt siin esimeste minutite jooksul on oldud väga aktiivsed ja Patrik Eevsipult otsitakse sinna liini taha, kus tõesti suluseisu seal olukorras ei olnud. Ja äärekohtunik natuke mõtles, aga lõpuks selle lipu üles tõstis. Patrik Eevs natuke vara selle jooksus tegi, aga on siin paremal äärel teda otsitud ja väga palju on esimeste minutite jooksul siis keskväljal Musolitin silma jäänud. Kui nüüd hästi tegelikult saab Kalev rünnaku üles hakata võtma, aga sekundalt saab ebatäpne sööt paremal äärel Mihhailova suunas. Pall uuesti Nõmmele, mida paremat äärt tuleme. Musolitin nüüd vasakul äärel mäng suunatud.
ja pall sinna ründavat tsooni tuleb ja tekib veel õige võimaluse praegu Mikkonel. Eks siis Tarasenkov oli väga kõrgele jõudnud seal. Orlov 2 mehe pealt pusib. Kõvasti sikutatakse ka ja kohtunik lõpuks selle veaga annab. Truunin käib seal küsimus, et milles probleem, aga selgelt siin ikkagi särgist kinni võeti, vaatame kohe uuesti. Kõvasti pusib 3 mehe vahel Orlov saale. Ja siis Petronin tal särgist selgelt kinni hoiab ja viga see on. Ja nüüd päris heast kohast trahvilöök kasutada Kaljul. Ivanov, Orlov ja Šelitin seal palli taga praegu nõu peavad. Šelitin sealt ära jalutab. Patrikejev ka sinna juurde jutustama läinud, aga tema saadeti minema. Vaatame, kas Orlov viimasena palli taha jääb ja suure tõenäosusega otse väravale peale lööb. Tuleb hea löök ka ja Weinstein seal hästi käed paneb vastu. Kas nüüd üritavad palli klaarida ka, aga korraks saavad kergendanud hingata ja uus Nõmme rünnak juba tuleb. Patrikeevsilt Orlovile hästi jätkab. Natuke ruumi kastis. Praegu mängib mees tagasi. Endas keskub Petruunil pea vahel seal. Pikem pall ette Männilane suunas. Saab mees palli maha ka hästi võetud ja see pall läheb lõpuks ikkagi Nõmme meestest pall outi läheb. Vaatame uuesti seda pealelööki. Väga hea löök oli müüri vahelt ja kuigi tundus, et Vanste seda olukorda päris hästi kontrollis, siis löögis oli nii palju jõudu, et mees pani lihtsalt käed vastu ja suunas palli väravraamist eemale. Tundus, et kui ta seal sekund ei oleks, siis oleks raamilöögina või raamidesse see löök oleks näinud ka, nii et igati hästi tegutsetud. Küll oli löök üpris värava keskele, nii et väga palju probleeme ei tekitanud. Šenko 80 siia parem kaitsepositsioonile tulnud. Üritab kavala sööduga liini taha leida ruumi, aga praegu mitte. Nüüd hästi siin praegu. Sukunda töötab tagasi, aga pall ikka Nõmmel. See pall nüüd Nõmmele. Ikka jääb Nõmmele. Hästi praegu pressitakse palli kaotuse korral. Patrikejev siin paremal äärruumi. Sööd keskele. Manuel senderdab ka, Kask jätkab, kas tuleb löök? Ei jõua selle pallini praegu. Tarasenkov oli see, kes selle tagapostis palli noolis, aga natuke ei puudu praegu. Aga no praegu kõik näitajad on selle poolt, et üks hetk Kalju selle väravani jõuab ka päris hullu. Surve on peale siin esimese 15 minutiga pannud ja Kalevil on ikka tükk tegemist, et vastase väljaku poolele alustuseks jõuda. Rääkimata, et seal mingisugust pahandust korraldama hakata. Nüüd on natuke saanud oma liinid kõrgemale Kalev tuua. Nüüd siia vasaku ääre poole mäng suundub, kui Sutšugov saab palli. Jürisov. Sutšugovile uuesti. Subashits. Tuleb äärevahetus. See jääb natuke lühikeseks, aga Senkov ei suutnud seal enamat kui palli üle küljejoone toimetada. Seda paremat äärt Kalev üritamas. Tuleb tsenderdust kasti kaudu, Plusaar saab esimese ka omaks võetud ka, aga pallist jääb ilma. Kaugelt tuleb peale löök, aga see läheb selgelt väravast mööda ja Berg saab uuesti lühikesega tagant alustada. Aga täitsa hea rünnak, isegi Kalevilt jõuti igati
korraliku löögini ka, natuke kaugelt oli, Sisik ei olnud kõige täpsem, aga kui peale ei löö, siis ega väravaid ka tule, nii et proovima peab, nii et igati selline sirgjooneline ja lihtne rünnak, jõuti löögini ka, nii et järgmine kord on Sihik ka juba ehk täpsem, aga Kalju nüüd mööda vasakut äärt tõusmas. Ja nüüd pikem pall paremal ääre poole, aga Jüri Sool on pea vahel seal ja esimese hoogu klaari. Truunin jääb nüüd pahasti pallist ilma, aga Jüri Soo jälle töötab tagasi ja aitab meeskonnakaaslased hädast välja seal praegu. Aga no see ei olnud siit vasakut äärelt mitte kuhugi. Siin pildis siis Nõmme Kalju fännid ka, kes kõvasti lärmi siin tribüünil teevad. Jääb Kalevile. Tšugov. Nüüd Kask hästi pöörab ja tekib ruumi. Orlov. Ja Petruulin hästi praegu lõikas selle söödu vahelt ära. Sminov paneb paremal äärele. Kalutaja. Ostis Virnov. Kailo sai ka nüüd korraks palli peal kindel, kas ta täna üldse palli enne seda puudutanud oli. Aga küljeaut jääb kodumeeskonnale. Ei ole kuhugi seda auti teele panna ja panebki lihtsalt umbes ettepoole lihtsalt. Siit tuleb nurgalöök lõpuks Kalevi kasuks. Natuke oli seal nagu veahõngu ka. Tundus, et käed seal Kalevi ründajal natuke liiga aktiivsed olid, aga kohtunik viga ei anna ja tuleb Kalevi esimene nurgalöök 17 minutil ja see võiks küll nüüd üks selline jokker olla, kust praegu oleks magus aeg ka kohe üks ära lüüa. Vaatame, väljapoole kerib pall tuleb ja Berk tuleb, paneb käe vahele, aga ei toimeta kõige kindlamalt, pall ikka kastis ja nüüd Udepulu-Soor teeb seal veatundset käsi käis Mašenkol näos ära ja kohtunik pea Nõmme kasuks pilistab. Vaatame uuesti. Berk saab käe vahele ja ei püüa seda palli kohe ja tundus, et natuke seal oma mängijad segasid ka ja siis juba see peaolukord. Mašenko nüüd paremal äärel siin Kõrre on võtnud siis parempoolse keskkaitse positsiooni sisse, kui mänguprotokollis mehed vastupidi üles viivistatud olid. Aga tühja sellest. Kalev hakkab vaikselt tulema jälle. Tšugovit pikem pallid ründajate suunas. Aga ebatäpne see on. Laajev hästi vatab. Berk saab palli rahulikult üles korjata. Sööt vasakule järele. Aga sealt ebatäpne puude Tarasenkovilt ja kingib Kalevile palli tagasi. See ei ole nagu kuhugi mängida. Kalev on kõik mängijad siis pressingu all. Hästi on palju kõik siis sööduvariandid kinni pannud ja siis üsna kõva pressingut kohe palliga mängijale teevad. Nii on see üsnagi efektiivselt töötanud. No nüüd saab lahtsi palli, kui Soor võidab. See on võimalik senderdada ka, vaatame kohe, tuleb pall kasti, aga see on lihtne saak Henri Berkile.
Ulvi avab paremal äärel ka. Kask nüüd madalale valinud siin. Ken pall ettepoole, aga jälle duelli. Kalevi kaitse võitis seal ja enda pall jääb külalismeeskonnale. Kask jätkab mööda paremat äärt. Ei ole sealt kuhugi mängida ja uuesti korra kaitseliinile. Pall anda tuleb, Mussoliti nüüd. Kask saab pöörata ka. Patrikejev hästi jätkab. Kask kastis, jätkab koperdasse. Aga pall jääb ikkagi omadele. Avalsööt nüüd ja hästi tuleb pall kasti ka. Ja seal polutaja see viimasel hetkel sekkub. Väga oluline sekkumine sealt, aga kaotatakse kohe pall. Kask. Patrikejev. Mašenko. Jälle hea sööt ja Kask saab keskele söödu edasi panna ka, aga kaitsetele head vaheldunud Petruuni oli vist see, kes söödu vahelt lõikas. Super sööt kasti, kas tuleb löögi võimalus ka? Tuleb, aga löök esimese jooga blokeeritakse. Kask proovib 16 kasti pealt, aga selgelt ebaõnnestunud üritus see oli. No viimased 5 minutit nüüd. Kalev natukene kergemalt hingata sai ja said isegi natuke palliga toimetada, aga nüüd siin tundub, et Kalju, nii kui Kalju siis liinid kõrgemale saab tuua ja selle esimese pikema palli vastase trahvikastil lähistel pidama ka saab, siis kohe kõva pressing tuleb. Kui pallist ilma jäävad ja üsna keeruline on Kalevilt sealt lühikesega välja tulla, nii et kui juba Nõmme siis selle nii-öelda kõrge pressingu peale saab, siis on ka ainus võimalus pall lihtsalt puhtaks sealt oma trahvikasti lähistelt lüüa ja need pallid enamasti on kõik lihtne saak. Kalju siis kaitsetele. Mišenko Jürisoonik kõvasti survestab, aga praegu tulutult. Kask nüüd paremal äärel saab palli, aga ettepoole veel ei vaata. Uuesti Kask, aga Jürisoo hästi paneb jala vahele seal. Erk on ka võtnud sellise pool väravahi, pool keskkaitse rolli sisse, palliga mänguaeg. Tuleb, Männilan saab isegi palli esimese hooga kätte, aga nüüd seal pärast kõva võitlust ikkagi Ojamaa saab selle olukorraga toime ja üle otsajoone palli lööb lihtsalt. Aga Nõmme leiab ka need ründemängijad üles hästi seal kaitsete vahel liini taga. Et väga hästi see neid töötanud on praegu ja autasuks siis praegu hetkel veel kõigest nurgalöök. Vaatame, mis siit olukorrast välja võlutakse. Segeri pall, natuke lühike on, pall põrkab ka, seal ei klaari keegi seda olukorda ära ja tundub, et uus nurgalöök tuleb. Nii on. Aga tundus, et ütleski ebaõnnestunud nurgalöök see oli ja ei olnud vist mitte keegi selleks nii madalaks palliks siin seal ees postis valmis. Pall põrkas ja kargas, nii et vähe polnud. Aga Ivanov nüüd uut nurgalööki toimetamas on ja see on Mansteinile lihtne saak. See õnnestub kiiresse minna. Otsitakse Jürisood siin vasakul äärel ka, aga Mašenko saab hästi pea vahele ja asi klaar. Nüüd hästi Kalev survestada sunnib Nõmme uuesti oma värava poole siis mängima. Otsitakse Kaski, aga see pall natuke pikaks jäi ja Weinsteinile lihtne saak see on ja
saavad uuesti nuputama ja vaatama hakata, kuidas siis seda Nõmme kõva pressingut lahti muutima peaks. Sotšugov, nüüd on natuke ruumi siin vasakul äärel. Sekunda, uuesti Sotšugovile. Nüüd sai ruum otsa, uuesti tagant läbi. Palutaja vaatab küll algusetappaale, aga mitte ühtegi söödu võimalust seal ei olnud. Uuesti tagant läbi. No see tegelikult, see palliga mäng Kalevile väga sobib. Et ma usun, et praegune seis on neile igati hea, aga nüüd paha palli kaotus ja nüüd saab Patrikejev minna vastu rünnakule. Proovib sinna kavalat söötu kaitsete vahele ka, aga välja see päris ei tulnud hetkel. Pall jääb Nõmmele. Et jah, et Kalev siin nüüd väga ülemäära palju pole 26 minuti jooksul palliga mängida saanud, nii et kõik sellised paarikümne sekundilised või minutilised siis palli kõigutamised neile väga sobivad, saavad natuke ka harjutada seda palliga mänguga ja läbi selle enesekindlust juurde. Vana tõde juba, et palliga mäng lihtsam kui pallita mäng. Aga praegu tuleb vaeva näha, et järjekordne Nõmme rünnak ära nullida. Kask paremal äärel. Patrikejev, aga hästi Sotšugov seal töötleb teda ja ei lase ümber pöörata ja kokkuvõttes ongi Patrikejev sunnitud keskkaitsetele andma ja nüüd on juba vasaku äärel liikumist tõesti palju. Nõmme mööda paremat äärt üritanud rünnata. Kas tegu eelnevalt kokku lepitud taktikalise otsusega, seda hetkel ei tea, aga väga vähe vasakut äärt kasutatud on. Nüüd on vasakul äärel ruumi ja tuleb pall kasti ka, aga liiga värava peale see senderdus läks. Palju vahetavad siin mängijad Nõmmel ründefaasis just positsioone ka, et selle olukorra ära. Jürisoo hästi jätkab nüüd Sekundale, kas on võimalik kasti liikuda palliga, Musolitin tal vastas. Jätab kannaga Jürisoole, liigub keskele, aga seal Mašenkol suurepäraselt jalg vahel. Tuleb Nõmme vastu rünnak, aga täiesti läbi mõtlemata ja kiirustatud sööt ei kellelegi. No nüüd Kalev näitas päris lubavat vasturünnakut mööda vasakut äärt. Aga seal Jürisoo puude natuke pikaks läks ja Mašenko jala vahele sai. Kõvasti kisutakse ka seal Jürisood ja natuke tegi Jürisoo häält ka selle kohtunikule signaali andis, et viga võiks tulla. Tema õnneks kohtunik üle suhu pani ja karistuslöök Kalevi kasuks. Kubasic kiiret ole kuskile. Sotšugov. Häält pressingut Kask tegemast talle, aga hästi Sotšugov tuleb sellest olukorrast välja ja Ojamaa leiab teisel äärel. Praegu hästi jooksutavad Kalevi mehed siis Nõmme ründajaid. Liigub sööb päris hästi, kas Palutaja saab selle palli tagasi, väga hea. Vaatame, mida mees palliga teha suudab. Kunda annab Jürisoole. Jürisoo on seni päris hea mängu teinud, vaatame, mis tuleb peale ka. Senderdus kasti läheb, aga seal
Nikolajev paneb pea vahele ja nüüd lahtine pall klaaritakse ka. Männilan küsib jooksu peale, aga ebatäpne sööd sealt. Tee talle pandi ja Kalev võtab palli omadele tagasi. Petruunin tuleb nüüd vasakule ära. Männilan sai jala vahele ja ootlik palli kaotus. On võimalik Ivanovil kasti liikuda ka, aga seal viimasel hetkel tuleb ja paneb jala Ojamaa vahele. Ei lase sellel söödul sinna kasti minna. Külje sissevise Nõmme Unitedi kasuks. Tarasenkov seda toimetamas on. Palju jõudu on Nõmmel kastis ootamas seda palli sinna. Tuleb ka sissepoole kerib pall ja pärast kõva võitlust tundus, et Ojamaa see oli, kes selle duelli võitis. Kõrreeb natuke hätta seal Udu Soriga ja saabki Kalevi mees palli omadele. Tuleb sööd keskele ka, aga ta ei jõua sinna ja Mussoliitin hästi sai temaga hakkama, aga nüüd jääb ikkagi pallist ilma ja ikkagi kohtunik võtab olukorra tagasi ja kuigi pall Kalevile jäi, siis vea vilistab. Vaatame uuesti. Smirnov hästi seal näitab tehnikat. Aga väike viga oli ka ja saab Kalev traafilööki vastase kasti lähistel toimetama minna. Palli taga on Smirnov. Tuleb pall kasti ka, aga hästi seal praegu Kask Petruuninit segas ja peakohtunik näitab, et Nõmme mehest pall üle otsajoone läks ja rünnak jätkub, nurgalöök. Ei ole ülemäära palju jõud Kalev kasti viinud. Tuleb hea pall ka sinna, Berk saab käed vahele, Ulme, mis kohast praegu Kalevil variant tekkis. Pulusoore esimeses postis sai peaga suunata ka ja seal suurepäraselt Henri Berk toimetas värava puhtama hoidis. Vaatame kohe uuesti, siis see poole kerib pall tuleb ja täiesti vabalt saab Kalevi mees löögile sealt. Teine pall ka väga õnnetult ei suuda Mihhailov Rahami seda toimetada. Nii et praegu ütleks, et tegu võis olla mängu parima momendiga. Kalevile see läks, aga Barankad on endiselt tablool. Nii et Kalju pääses praegu vaid ehmatusega, aga väga-väga lähedal oli Kalev praegu siis juutväravale. Nikolajev Tarasenkovile vasakule äärele. Rünnakut üles võtma hakata. Ja nüüd on paar korda vasakut äärpidi ka Kalju siis rünnata proovinud. Vaatame, mis siit tuleb palliga üritatakse kasti ka, aga selle söödu jätku Kalevi kaitse blokeerib ja nurgalöök Nõmme kasuks. Valutaja seal olulisel momendil jala vahele mõni. Ivanov palli taga on. Tuleb jälle ette post ja Pulusoor seal pea vahele saab ja palli oma kastist minema toimetab.
Tarasenkov seal tundus, et tegi väikse vea ka, aga kohtunik iga ei vilistanud, nüüd lõpuks paneb olukorra seisma, tundub, et tegus peavigastusega võib olla. Vaatame kohe uuesti. Hästi pöörab Tarasenkov seal ja küünarnukk tundus, et vastu nägu käis, nii et üsna ebameeldiv see olla võis. Arsti personal ka siin väljakule kutsutud, et seal väike hoopposti on piisav, et veri lahti oleks, aga tundub, et pole seal Smirnovil häda praegu midagi, väike lonks vett ja läheme edasi. Kui tohtrit väljakule kutsuta, siis peab mees momendiks väljaku äärde minema ja liituma taas mänguga kohtuniku loa peale. Aga Nõmme jätkab omrünnakut. Nikolajev. Tarasenkov. Parema keskkaitsepositsiooni sisse võtnud Mašenkov. Hästi jätkab sealt ja tuleb Senders Koistiga ja Männil on peaga löögile 5 meetri pealt ja lööb selle 1-0 värava ära. No suurepärane pall kasti ja 1-0 külalistele tuleb. No super pall ja suurepäraselt Mattias Männilaan selle momendi ära realiseerib ka. Väga ilus rünnak nüüd Nõmmet ja no on ikkagi domineeriva pool selgelt nad olnud ja seda väravat taga ajanud ja nüüd lõpuks 36. minutil selle juhtvärava saavad. Vaatame uuesti, Mašenko, Patrikeevs hästi jätkab seal. Soliitinilt tuleb Senderis ja Männilaan kõige kõrgemal ja suunab selle vasakule alla nurka. Palutaja teda kattis seal olukorras ei Ojamaa, aga natuke kõrgeks see pall tema jaoks jäi ja Männilaan kasutas võimaluse suurepäraselt ära. 1-0 külalised ees. On seda avaväravat terve esimese poole Kalju otsinud ja nüüd ikkagi kokkuvõttes paremalt äärelt see pall kasti saadeti ja sealt see avavärav tuligi. Noh, kui vaadata siin neid eelnevaid mänge, siis praeguseks oleks siis võinud eeldada, et skoor võiks juba suurem olla, aga kõigest 1-0 praegu. Otsitakse, hästi jätkab ka Tarasenkovile ja palutaja viimane jala sai seal vahele. No selles mõttes huvitav, et kui seal viimane Kalevi nurgalöök oleks siis 1-0 ära löödud, kuidas siis mängupilt oleks välja nägema hakanud. Kalevi jaoks mõnevõrra natukene kehva ajastus seal väraval oli, üsnagi poolaja lõppu eel. Ja vaatame, kuidas sellest olukorrast taastutakse, natukene ebatäpne sööt Mašenkole siia. Hästi Patrikeevs praegu liikus Mašenkole vastu ja läbi selle tekitas selja taha kohe ruumi Orlovile, kes seda tsooni kohe ka ründama läks ja kohe sealt Mašenko nägi seda vaba tsooni ja liikumist ja palli teele saatis, et see on
väga hästi Kaljul töötanud sellised vastuliikumised ja ruumi ära kasutamine, kui siin Solitin sai mängu esimese kollase kaardi. No selgelt Jüri Soot mees maha võtma läks ja igati õigustatud kollase kaardi teenis. Kui nüüd väga ebaõnnestunud sööt Jüri Soole ja Jüri seal nurgaliku juures käsiga vajutus, et kuhu ometi. Nõmme saab rahulikult jälle ehitama hakata. Patrik Ees vaitsib sinna tsooni söötu, aga praegu Dubosits selga vahelt võttis. Lageb pall Nõmme Kaljule. Õnnestub vasturinnak üles võtta siin poole lõpus, kui Kask teeb lõpuga Sorile vea ja rünnaku sellega ära nullis, aga pall jääb Kalevile ja nüüd kiire äärevahetus ja Sotšugovil on ruumi tõusta. Mängib sekundaga kokku, aga ei olnud seal selgus piisavalt kvaliteeti ja sealt vaadata igati. Küll aga pall omadele jääb ja saavad rünnakut jätkata. Sekunda. Ka näeb nüüd ruumi. Neljam Nõmme mängija vahel toimetamas on, aga leidis õige söödu ja Jüri Sooni vasakul äärel juba saab Senderdus minna panema teele Tuupola Sorit. Super löök ka penalti punkti peal. Aga Henri Berk on valmis selleks ja püüab palli. Aga väga hea rünnak nüüd Kalevilt ja väga hea Senderdus ka. Jüri Soolt natukene ei puudu, et üle mängida Berk. Kui nüüd juba Tarasenkov palliga Kalevi kastis on. Orlo võtab peale lüüa, aga selgelt üle värava see sooritus läks. Isegi kui Nõmme Kalju on siis domineerivam pool olnud selgelt esimesel poolajal, siis tegelikult Kalevil on ikkagi nüüd 2 või 3 päris head momenti olnud, kus parem õnne korral oleks ühe võinud kindlasti ära lüüa. 43. minut täis tiksunud. Erilisi seisakuid meil esimene poolaeg olnud ei ole. Võibolla siis ainult Smirnovi kiire meditsiiniline paus, mis vastu näkku saamisest tekkis, aga võibolla 1 minuti peakohturit juurde lisab, aga ei ole üldse kindel. Mööda paremat äärt. Kaskis on söötu kätte nüüd. Orlov kavalalt otsis läbi söötu Nannilaanele, aga see ei õnnestunud veel. Tarasenkov. Nikolajev tuleb pall kasti ka. Kask saab jätkata, aga selle Sotšugov blokeerib. Pall jääb ka Kaljule. Ebaõnnestunud Senderduse üritus Solitinilt. Jälle pall kasti tuleb, seal kõvasti võitlemas on ja Patrik Eevs lööb mängu seisuks 2-0 44. minutil. No nüüd Sotšugov oleks pidanud paremini toimetama ja ikka väga lihtsalt Patrik Eevsi löögile lasi ja Nõmme saab teise värava veel lisaks siin poole lõpus ja see on valus Kalevile, vägagi valus. Löök tuli nii lähedal ka, et seal Einsteinil ei olnud
väga midagi teha, vaatame uuesti. Tarasenko tagumispotsi otsib ja no seal Žugovi selja tagant Patrikevs järsku hüppab välja alla vasakas nurka, peaga palli suunab. No ikka väga pehme kaitsetöö seal, pole midagi öelda. Äärekaitseja peab teadma, et seal selja taga see mängija võib olla ja ei saa seda tema liikumist maha magada praegu täiesti ootamatult. Žugovi jaoks Patrikevs välja ilmus sealt ja seis 2-0. Praegusel 1 minuti juurde lisanud esimesele poolajale, millest 45 sekundit on juba täis ka tiksunud. Aga Kalev selgelt eduseisu, Kalju siis selgelt siis eduseisu hetkel ka väärib. Üpriski domineeriv esimene poolaeg neilt on olnud, küll aga ülemäära mingeid suurepäraseid väravalöömismomente loodud ei ole. Aga sellegi eest 2 head momenti, mis neil tekkisid nüüd poolaja lõpupoole, need ka ära kasutati. Aga sellega on ka esimene poolaeg lõppenud. Tere tulemust tagasi Kadrioru staadionile, kus teine poolaeg on Tallinna Kalevi ja Nõmme Kalju vahel käima läinud. Esimese poolaja Nõmme Kalju siis 2-0 võitis ja kodumeeskond teinud poolaja vahetuse, kui mängu on sekkunud number 23 Riiko Ernits ja temale teeb väljakul ruumi number 15 Indrek Ojamaa. Nii et Pärn Klub otsustab oma esimese käigu poolajal juba ära teha ja kaitses korrektuure teha. Vaatame, kuidas teine poolaeg minema hakkab, aga Nõmme Kaljus peaks jätkama seda joont, millega nad esimene poolaeg alustasid, et ikkagi kõvasti ründavad ja teevad Kalevi kaitsele elu üpriski keeruliseks. Kalev üsna südikalt kaitses esimese poolajal kuni 37 minutini, kui Mattis Männilaan siis 5 meetri pealt peaga lõõgile sai ja mängu skooriks 1-0 lõi. Ja väravalisa tuli siis poolaja lõpus 45. minutil, kui Patrikevs siis ka paari meetri pealt löögile peaga sai ja 2-0 tabloolt nüüd vastu vaatab. Kodumeeskond siis mustas ja külalismeeskond valges vormis mängimas on. Mida veel esimesest poolest kaasa võtta? Kalju silmnähtavalt kasutas rohkem ikkagi paremat äärt, kus ka praegu pall paikneb. Sealt enamus ohtlikud rünnakud tekkisid ja see töötas vägagi edukalt. Kuni esimese väravani siis ütleks, et paremad mängu sees paremad väravlöömisvõimalused tekkisid pigem Kalevil, aga seal Nõmme Kalju puurilukk toimetas väga hästi ja ei lasknud siis kodumeeskonnal palli enda selja taha saata. Aga pall Kaljul ja vaikselt mööda paremat äärtust rünnakut ülesvõtmus on. Kask hästi jätkab seal ääre peale ja Žugov saab jala vahele ka, aga pall Nõmme jääb Kask uuesti suuna tagasi. Solitin ja pall nüüd Männilaan saab pöörata ka, aga Tobašits seejärel selle palli talt ninalt ära võtab. Nüüd keskväljal Kalev võidab palli söölt ettepoole ka, aga vaatame, kas saavad korraliku rünnaku üle tõusvata Petruuni. Esimese hooga on sunnitud tagasi mängima, pall paremaks säärda. Ernits siin parema keskkaitse koha nüüd sisse võtnud, palutaja. Ivanov praegu tee tal kinni pani ja Tarasenkov seal võidab omadele palli. Orlov saab nüüd üles võtta ka palli paremale äärele.
et magasin natuke maha praegu, et seal oli suluseis või jäi praegu natuke kahe silma vahele, aga pall on igatahes Kalevi meestel tagasi ja Petrunin selle mängu uuesti paneb. nüüd Bašitšil on ruumi tõusta. otsib vasakul äärel Udepulu-Sorri. Saab Val sinna pidama ka, jääb. aga nüüd hästi töötavad Nõmme mehed tagasi ja võitlevad veel enda kasuks vea välja. Udepulu-Sorril ka esimene poolek, super võimalus, 2 suurepärast võimalust värava löömiseks olid, aga viimane mängijagi süle mängimata jäi, oli siis Jendi Berk väravas. Jüri Soo keskväljal nüüd, tal on natuke ruumi. Mihhailov saab ääre peal palli, teda väga vähe selles mängus näha olnud. Alotaja tõuseb nüüd. Kiire seinasööt, kus saab palli kasti ka viia. Eesmise hooga mitte. Sekov oli hästi lähedal tal. Uuesti Alotaja. Jätkab Smirnovile kaasel, kes kõvasti võitleb ja lõpuks vea teeb. Naanab vastu. Mussoliitin uuesti palli mängu panna saab. Berg nüüd pikem pall vasak ääre poole, aga siin Alotaja oli valmis seda vahet lõikama. Aga pall jääb Nõmmele ja mööda vasakut äärt ei saanud rünnakule päris liikuda. Udepulu-Sorr nüüd seal maadlemas kõvasti ja välitab palli omadele ja Mihhailov vastu Nikolajevit selle palli teele paneb ja nurgalöögi Tallinna Kalev saab. Esimene nüüd teisel poole. Smirnov seda toimetamas on. Väljapoole kerib pall tuleb. Saadakse löögile ka, nüüd pall lahti seal ja tundus, et Jüri Soo oli seal juba oli jalga vahele saamas ja saigi jala vahele, aga tundus, et Berkis näoga selle tõrje tegi, aga äärekohtunik näitab, et suluseis oli ka enne seda. Ei suudetud ikka isegi suluseisus olles veel Jendi Berki üle mängida, kes nüüd on vähemasti hoiab kinni seal ja tundub, et pall päris lähedalt vastu nägu käis tal. Mõnevõrra ebameeldivustunne võib see olla küll. Aga korra mees kogukond ja jätkame mänguga. Tahaks nüüd uuesti seda olukorda näha. Jälle päris mitmes kord nüüd nurgalöögist tekib väga hea moment Kalevil ja jälle palju puudu jäänud praegu, et okei, suluseis võis küll olla, aga jälle väga lähedal oldi, et see võit jõutakse nende pallideni esimesena ja tegelikult ohtike pealelöök teele saadetakse, aga Bergseni väga kindlalt värava suul toimetanud on. Nüüd Kalevil on võimalus kasti liikuda ja ei saa ka ääre pealt seda palli kätte, küll aga külje sisse vise neile jääb. Kiiresti pannakse mängu. Šulgov mängib tagasi. Petrunil
natuke ebatäpne sööt on, aga jõuab mees esimesena pallini. Tuleb pall kasti ka, aga seal on hästi praegu Mašenko pea vahel. Küll aga teise palli Jüri Soo Kalevile säilitab. Uusmees Ernits palliga toimetamas. Kalevilt ebatäpne sööt. Ja nüüd hästi praegu Soliitin võitleb keskväljal ja tegelikult see vasakus ääres jooksuruumi on, sinna sööt läheb teele ka, aga Ernits on esimesena palli juures. Ja nüüd ikkagi külje sisse jääb Kaljule. Ernits on natuke koperdus ja läks varvaga pallile pihta üle küljejoone sinna. Tagasi. Natuke tempo madalam siin teisel poolajal olnud. Kalju ka otseselt mingist tulitakus pole, et pimesi rünnakule siin joosta. Neil on praegu kõik asjad suurepärased kontrolli all, küll aga see 2-0 on selline, nagu öeldakse, natuke libe seis, et justkui 2 väravaga ees küll oled, aga palju pole vaja, et üks lüüakse tagasi ja siis natukene ebakindlus läbi selle võib tekkida ja just vastupidi siis vastasmeeskonnal just motivatsioon ja tuhh selle pealt tõuseb korralikult. Nüüd Skunda hea koha peal saab palli, aga Jüri Soo ei saa seda söötu kätte ja Kask annab hea palli, keeb selle jooksu peale. Tuleb sööt kasti, esimese hooga mitte. Hästi Jüri Soo töötab tagasi. Samal ajal on praegu siis 2 kohtumist Premium liigas veel toimumas. Esimene siis Harju Jötka Laagri ja Tartu Jötka Tammeka vahel, kes seisu kuulda ei taha, pangu kõrvad kinni, aga seda kohtumist ka Laagri siis 2-0 hetkel juhtimas ja siin 12 minutit tagasi algas kohtumine Levadia ja Paide vahel. Seal hetkel mängus siis 0-0. Kindlasti Kalju fännid Levadiale 3 punkti loodavad, eriti kui tundub, et täna ja hetkeseisuga ollakse ise 10 küünega 3 punktist kinni hoidmas ja läbi selle suureneks siis vahe Paidega eks 5 punkti peale. Ja teeks nende elu natuke lihtsamaks siin hooaja lõpus. Praeguse seisuga siis laivede-tabelit vaadates on Nõmmel siis 67 punkti koos ja Paidel hetkeseisuga 63. Nii et jah, jääks 4 punkti siis. Ja praegusel hetkel siis 4 punkti jääks 2 meeskonda teineteisest lahutama. Alustab lühikesega. Vašis läheb nüüd rändama kaugele oma positsioonist. Aga päris mitu korda on mees seda täna juba teha saanud ja talle ei ole väga pressi tehtud ka nüüd. Hästi pall liigub mööda vasakut äärt, aga lõpuks ikkagi Jürisooni pall ei jõua, aga Sukunda võtab lahti palli omadele ja liigub rünnakule. Valutaja Smirnov. Tuleb pall kasti ka, aga väga suurepäraselt on Mašenkol pea vahesajal ja vastasel juhul oleks väga põnevaks läinud siin Nõmme kastisse olukord, aga praegu hästi kaitse töötas.
otsustati lühikeselt lahti mängida, aga pärast esimest söötu said ideed otsa ja tegelikult natukene raisatud võimalus see praegu oli. Ednits oli siin korraks nüüd kõige kõrgemaks Kalevi mängijaks jäänud. Vahepeal juba Jüri Roole tehti viga ja uus võimalus Kalevil pall kasti saata on. Praegu 60 mänguminut tiksumas on. Aega on iseenesest Maailm veel, aga oleks seda esimest väravat, praegu oleks suurepärane aeg see esimene ära lüüa. Siis aega seda viigiväravat ja mitte ka võiduväravat minna jahtima on küll ja veel, aga siin viga Kalju kasuks. Söötuga sinna tuleb, aga ei jõua mees selleni. Natukene ebatäpne, aga mõte oli hea. Parem äär oli üpriski tühjaks Kalevil jääda. See oleks Maailma ruumi kiirust üles võtta ja vastase kasti ja värava toustuma minna. Kõva püsimine seal nüüd paremal äärel on, aga pall jääb Kaljule. Kristjan Kaisk keerutab, aga kõigest külje out ei jää. Kalju ka nüüd rahulikult mängivad tagant läbi ja pimesi palli siis vastase trahvikasti toppima ei hakka. Natuke siin esitatava kvaliteediga söödud, aga Kalju õnneks kõik korras. Tulevad nüüd selle pressi poolt välja vasakul äärel. Ivanovil on ruumi tõusta. Tarasenko hästi praegu pressib Smirnov ja ei lase Kalju mehel siis oma väravat, siis Kalevi väravat Kalevi värava poole liikuma hakata, aga uuesti juba Ivanov palliga. Kaisk on nüüd omadega jõudnud siia vasakusse äärde. Kaisk on küll igal pool. Küll on vajadusel parem kaitse, küll on kesktormaja, parem ääreründaja, vasak ääreründaja, mis iganes vaja, aga nüüd suurepärane löök peale tuleb. Männil on lööp, tabab posti. Oi, mis siin nüüd juhtus? Suurepäraselt, kas äkki oli Orlov, kes vasakult äärelt siis keskele liiklus hea pealelöögi teele saatis, Vainstein seda püüda ei suutnud ja pall võrkas Männilale ette. Küll aga mees pöörde pealt keeruline sooritus oli ja päris hea löögi teele saatis, aga posti tabas. Kui väljakult Nikita Ivanov läheb ära ja tema asemel mängu sekkub Romni Siht. Siin nüüd mõlemad meeskonnad kõvasti vahetusi tegemas. Udepulu-Zorril sai tööpäev läbi samamoodi Mihhailovil. Ja nende asemel siis Daniel Usta on üks, kes platsile tuli. Ja kohe vaatame, kes see teine mängumees oli. Vähe Ustat ees otsitakse ka. Kenlo Laasner on siis teine, kes tuli ja siis veel
kolmas vahetus ka veel, kui platsile tuli Musa Felix Sambe. Kalevil nüüd korralikult värskeid jalgu platsile, vaatame ründajõudu juurde toodi, vaatame, kuidas nemad siis seda praegust seisu mõjutada suudavad. Samal ajal on Kalju uut rünnakut üles võtmas. Orlov kaua palliga, tuleb löök ka, aga jälle ebaõnnestub. Tegelikult oli Kass ka seal paremal äärel pakkumas. Oli sõiduvariant talle ka, aga praegu Orlov otsustas ise seda rünnakut lõpetama minna. Saame siin paremal äärel Laasner võtnud sellise ründava poolkaitsja positsiooni sisse ja Usta siis tipuründes on. Neid värskeid jalgu Kalevil oli väga vaja ka, et see, mida minut edasi läheb, seda rohkem Kalju seda palli kõigutada tahab rahulikult ja nende tempot maha suruda, et värskeid mehi peale tuua ja seda intensiivsust siis intensiivsust tõsta vastase kaitsele pressides. Siin vahepeal Irisoo vea tegi, kuigi üsna selline kogemata. Mehed see väga kokku panid, kontakti mindi ja Mašenko seda haiget sai ja põlusul vea ka välja. Mašenko uuesti palliga. Ainil on hästi, jätkab ääre peale, aga sinna Patrik Eels ei jõua. Kalevil pall kiiresti mängus. No nüüd esimese minuti 2 põhjal ütleks, et selline mingit sorti elavnemine on toimunud. Just Kalevil siis kaitsetöös. Pallid jõuavad kiiremini mängu ja on selline liikumist väljakul rohkem. Super pall nüüd Männilaanele sinna liini taha. Sekunda küsib ka keskele, super tõrje praegu Weinsteinilt. Opa, see oli väga hea moment tekkimas praegu. Super sööt, Männilaane jooksul peale, väga hea sööt siit trahvikasti ka ja sealt Kalevi puurilõhk teeb väga korraliku tõrje. Pall vasakas ääres. Senkovaga sööt on ebatäpne. Seal on kas on Mašenko jälle, kes haiget on saanud. Gustav võitlesid palli pärast. Kalju mees pikali uuesti jäänud on. Vaatame seda eelmist olukorda uuesti. Patrik Eers saab siseküljega löögile ka paari meetri pealt, aga Einstein oli selleks valmis ja hästi tõrjub ja seejärel lahtise palli kinni püüab. Tablooli ikka 2-0 külaliste kasuks. Siin kõva võitlus käib ja selgelt Tarasenko veha seal teeb, kui pikali olles ka veel tõmbas vastasmängija endaga kaasa. Valutaja selle vea vist välja võlus seal ja saab karistusvõki toimetama minna. Smirnov vahetab äärt. Sotšugov. Irisoo. Ernits. Nüüd on Smirnovil eespool ruumi, aga seal kohe on hästi tal vastas Musoliitin ja sunnib meest kiirustades söötu tegema. Ja tulemuseks oli ebatäpne sööt. No nüüd Tarasenkovil on vasakus ääres ruumi tõusta. Tuleb pall kasti ka.
aga seal Žugov paneb jala vastu ja üle otsajoone palli saadab. Siin Musolitin on jäänud paremast jalast kinni hoidma. Täpselt ei näinudki, mis tal juhtus. Aga Smirnoviga vist viimases olukorras võis väike kontakt olla ja mees murule pikali jäi. Aga tundub, et pole suurem asi vigastus ja mees juba jalul jälle. Aga tundub, et on vaja nurgalööki minna toimetama, nii et ei ole aega midagi seal maas istuda. Tuleb hea pall kasti ka, aga selle klaarib Kalev sealt. Jürisoo saab nüüd jooksu, aga Musolitin sealt selle palli uuesti omadele röövis. Siin on nüüd jäänud Kalevi poolt keegi pikali. Tulevad varstid juba väljakule ka tohterdama meest. Loodetavasti midagi hullu ei ole seal nüüd. Aga täpselt ei näinudki, mis Smirnovil juhtus. Aga tundub, et vist Kalev teeb vahetuse ka. Tallinna Kalev vahetuse. Mängust lahkub number 17. Smirnovi tööpäev on läbi saanud ka. Võetakse mees välja ära ja tema asemel tuleb väljakule number 16. Dilan Al-Saller. Ja samuti tuleb platsilt ära Nõmme Kalju poolt Orlov. Ja tema asemel tuleb siis Thiago Azevedo Baptista. Ka Kalju poolt siis värsket ründejõudu platsile. Juba sul mees kohe aktsioonis ka oli. Kalev, kui ma eksi, siis ühtegi pikemat söötu siis lahti mängides ei olegi kasutanud, et on lühikesega üritatud tagant üles ehitama hakata, aga jõutakse nende söötudega umbes siia väljaku kesktsooni ja siis saavad nagu käigud otsa ja kas eksitakse sööduga või võetakse suund siis uuesti oma värava poole, kui siin vahepeal Kalju poolelt ka esimene kollane kaart tuli. Peale löögiks üks natukene kauge koht. Ta on uuesti seal. Ja praegu Patrikejevs selgelt vea teeb ja kollase kaardi omale sellest ka saab. Berk on 2 meest müüri kamandanud, aga tundub, et natuke pealelöögiks natuke kauge koht on, aga mine see hullu tähe. Tuleb pealelöök, aga see selgelt üle värava läks ja proovima peab iseenesest, aga Kalev jäänud ka kõrget pressima ja ei saa Kalju kohe esimese hooga rünnakut üles võtta. Nüüd natuke ping-pongi ka, kus ta lõpuks Jürisoole selle palli saadab. Kõva pusimine see keskväljal käib.
jääb lõpuks Kalev palli peremeheks. Saavad kohe muud rünnakut üles võtma hakata, Palutaja. Oi, nüüd Sambelt ebatäpne sööt. Suluseis siin. Männil on napilt suluseisus oli. Keskjoone juures saab lihtsa vaevaga praegu Kalev palli tagasi. Kohtunik palub uuesti õigest kohast pall mängu panna. Nüüd on vasakul äärel ruumi tõusta. Sotšugov pikalt on palliga nüüd Jüri Soo. Pall kasti poole teele läheb ja Usta selle palli kastis peaaegu on võitmas ka juba. Kas tuleb löögivõimalus? Ei! Seal Mašenko haarib selle olukorra. Sambe. Palutaja. Ei olegi kindel, kas Kalev nii kaua nüüd on see mäng palliga saanud toimetada. Hästi Palutaja nüüd leiab Usta. Sambe. Tuleb pall kasti, tuleb, aga see jääb Jüri Soole natuke pikaks. Aga pall jääb Kalevile. Hästi praegu liigub pall. Aga nüüd Palutaja selle peale kohe ebatäpse sööda teele saadab. Tuleb pikem pall ette ka ja hästi üritatakse jätkata seal. Aga Ernits võidab selle duelli ja saab rünnakule liikuda ka kohe. Ja nüüd ei mõista Ustaga teineteist kõige paremini, aga jääb külje sissevise Kalevi kasuks. ...76 minutit mängitud Petrunin palliga. Usta jätkab uuesti talle. Esimene pall blokeeriti, nüüd Sotšugov suunab mängu vasakul äärele. Jüri Soo ei saa kiirust üles võtta. Tuleb sööt paremale äärele. Pall jääb Kalevile. Ustal tugev pressing on peal, aga õnneks Petrunin aitas tiimikaaslased hädast välja. Jälle ei saa jookse praegu Kalju ja hästi praegu töötab Kalevi mäng. Jüri Soo vasakult äärelt. Tuleb pall kasti ka, aga selle klaarib Kalju sealt. Nüüd Ernits võtab Väinilane maha ja hetkel kaardid kas jäävad, ei jää taskusse. Saab Ernits kollase kaardi ka selle tembu eest, aga selgelt rünnakut maha võtma läks. Ja need kollase kaardid on üsna kiired tulema selliste sigade eest. Aga selles mõttes õige kollane kaart ka, et vastasel juhul oleks siin saanud Kalju võib-olla kiiresse vasturünnakusse minna ja seal küünarnukk on ka päris kõrgel. Kaela turja piirkondas ära käib. Aga jah, et need vasturünnakud mõistlik jah, võtta maha, kui sul on võimalus kollane kaart võtta. Praegu kõrgele on Kalev oma liinid ajanud ka nüüd, kus ta seal peaaegu on juba jooksnud maamas, ajutab käsi ka kontakti peale, aga kohtunik viga ei anna. Bautistaga ei kiirusta palli mängu panema. Patrik Ees. saab
üritab hästi rünnaku üles võtta, Paluta natuke libastab ka ja Tarsenkov selle palli ikkagi kätte saab. Oi, ja nüüd ebaõnnestunud sööt Bautistale läks. Oli mehel tegelikult kastis ruumi küll, aga selgelt ebaõnnestus praegu tiimikaaslane sööduga. Ja nüüd pall uuesti Kaljul. Nüüd Bautista kastis toimetamas on, aga Kalevi õnneks jõuavad omad esimesena pallini. Halb palli kaotus nüüd. Männilaan tuleb sööt kasti ka ja viimasel hetkel Ernits paneb jala vahele. Aga ei suuda Vansne seda palli mängus hoida ka ja nurgalöök Nõmme Kalju kosuks. Nurgalööki toimetamas on ka nüüd. Keri pall tuleb. See on madal, saab jätkata ka sealt Tarasenkov, aga ei ole keegi omadest selleks palliks valmis ja ei muud kui Kalevi pall jälle. Alustavad ikka lühikesega. Oi, Ernitsalt nüüd tehnilist praakis on korralikult ja ei mõista praegu või ei ole see Meinalne sööt kõige täpsem Kasele. Kalev õnneks, aga väga-väga paha eksimus ikkagi ei saa oma poolel seal selliseid riskantseid sööte ette võtta. Aga Kalev praegu pääses nüüd. Sambe kukub, aga ei näita midagi. Kõrre seal kontakti läks, oligi kontakt, aga kohtuniku jaoks mitte piisavat siit viiga anda. 82. mänguminut käima läinud. Petrunin super sööt nüüd. Sambe saab paremal äärel palli. Kask pöörab nüüd, aga jääb ikka pallist ilma. Paluta hästi töötab tagasi. Kui samal ajal on Nõmme Kalju uut vahetust valmis panemas. Jonathan Bernardo Gomez on üsna peagi mängu sekkumas. No kaval sööt läheb seal Jürisoo suunas teele, aga see lõigati vahelt ära, nüüd on paremal äärelt ruumi tõusta. Ja sööt Männilane sealt, aga kaitsel jalg vahel ja saabki Nõmme Kalju oma vahetuse ära teha ka. Kui väljakult tuleb ära Ivanis Patrikejev, see tema asemel Enrique Sono, Lotar Young. Ei olnudki Bernardo Gomez. Aga Patrikejev siit supermäng. Värava lõi ära. Ja oli päris palju pildis, eriti esimesel poolajal seal paremal äärelt toimetades. Vainsten seal läbi viiab. No nüüd tulid juba kõrgem pall sinna kasti, aga ei olnud keegi omadest sinna tsooni liikumas. Väravahile üsna mugav pall, mida püüda. Mustanet üritas jooksu saada, aga jäi sellest pallist kiiresti ilma ja Kalju kontrollib. Ei ole pärast vahetusi siin kuigi häid võimalusi Kalevil tekkinud ja Kalju tunneb ennast päris mugavalt siin väljakul. Kaisk nüüd vasak poolkaitse positsiooni vahepeal sisse võtnud.
hästi praegu seal. Männilõõm survestab ja sunnib Kalevi kaitsjad palli lihtsalt üle küljejoone lööma. Ja sekundid kuluvad. Kask üritas kavalalt jalga vahelt minna, sööta lükkama, see välja ei tulnud. No nüüd saab Kalev jooksu vasakul äärelt Jürisoo. Natuke libastub, natuke okkab ära sellest rünnakust, tuleb hea sööt Sambele kasti ka, kas tuleb löök peale ka? Tuleb ja napilt paremast postist mööda see läheb. Ja nüüd äärekohtunik näitab, et ka sulu. Tundus korra, et lipp käis, et sulu seis, aga tundub, et ta ikka kõik vist ikka nii nagu praegu välja paistab, ehk Berg saab omast alustada. No nüüd oli päris hea vasturünnak Kalevil juba tekkimas ja ei olnud üldse paha löök ka kastist, aga läks natukene alt nurgast mööda. Otare Young esimest korda sai palliga toimetada, jäi sellest ilma ja nüüd kõvasti kohe läks suure tuhhiga seda ka tagasi võitma ja tegi läbi selle vea. Ja Kalev uuesti palliga toimetamas on. Tuvašis paneb nüüd Jürisoole üsna ebameeldiva palli ja Jürisoo seda ei suudagi kohe kontrollida. Kõrre paneb paremale äärele. Üritab küll Kalev kõrgelt pressi teha, aga sellega tuleb Kalju suurepäraselt toime ja nüüd Otare Young paremalt äärelt saab kiirust üles võtta ja tuleb rekordne nurgalöök. No selle nurgalöögi lahtimänguga aega Nõmme Kaljul on maa ja ilm. Aga see Veedo Baptista seda toimetama läheb. Tuleb kõrge pall uuesti sinna samasse tsooni ja Winston uuesti kiiresti püüab. Avab ka kiiresti, aga see sööt oli ebatäpne ja nüüd väga lohakas söödupraak, aga ei saa Sambe kohe jooksu ka, küll aga pall jääb talle. Paremas ääres Laasner pakub, saab ka palli. Usta tuleb peale löök ka ja ei ole paha üritus, aga selgelt üle värava ikkagi. Berg enam lühikesega ei alusta ja pikem pall ette läheb. Laasner esimese duelli võitis ja nüüd vaatan, kellel teine pall jääb. Tšugov saab selle. Jürisool on nüüd ruumi jälle vasakus ääres. Tuleb pall kasti ka ja see oli plokk vahel, Kõrre blokeeris selle tsenderduse ja nurgalöök. Šenkol ka korralik grimassili näos juba, et päris väsinud võib mees olla korraliku tööpäeva teinud. Aga Kalevi nurgalöök teele läheb. Natuke puterdamist seal on, kellele see pall nüüd lõpuks jääb ja Kalju saab palli endale. Võtsin kas midagi kontrollitakse üle praegu ja korraks
vaadati asjad üle, aga ei mingit penaltit siit ja Kalju saab uuesti mängu alustada. Ja ongi normaalaja siis viimane minut tiksuma hakanud. No mõni lisaminut tuleb siin kindlasti veel juurde. Eks näis, et pakun äkki 4 minutit, siin on neid vahetusi ka olnud. On Kalevil võimalus olnud, peamiselt küll esimesel poolajal, aga ikkagi suures pildis on teisel poolajal Kalju teinud selged korrektuurid ja on kindlasti paremini siis kaitses hakkama saadud. Pikem pall ette, Venila on selle esimese palju võidab ka ja jääb pall Kaljule. Kaisk nüüd vasakus äärest toimetamas. Solitin vastu tagasi. 3 minutit on juurde lisatud teisele poolajal. Aga siin selgelt ka oli näha praegu, et tegelikult oli rünnaku koht olemas Kaljule, aga ikkagi võeti suund tagasi. Võimalikult vähe riski ette võtta, tuleb nüüd sambast löök ka, aga selle löögi Berk püüab ilma eriliste raskusteta. Ja avab jälle pikemaga. Surõgin. Kui siin viimastel hetkel rünnakut üles võtmas ikkagi Kalju on, aga ei midagi erilist siit. Šugov Petruniniga kokku mängimas. Kui lisaaja siis lisaaja viimane minut tiksuma on hakanud. Irisoole hea pall tuleb sinna, saab ette võtta ka veel nurgalöögi, välja võlub siit olukorrast. Midagi enamat. Laasner seda toimetama läheb. Irisoo on päris palju silma täna jäänud, seda siis nii kaitsefaasis kui ründefaasis, nii et kõva tööpäev. Tuleb pall kasti ka, aga seal kõre on kõige kõrgemal ja mitte küll kõige paremini ei klaarinud, aga kindlalt ikkagi üle otsajoone ja uus nurgalöök tuleb. Uuesti pall kasti ja seal pall lahti seal ja põrkab, kargab palju ringi ja saab veel rünnakut jätkata Kalev. Ja ongi kohtumik lõpuvile andnud, ei lase seda auti ära mängida. Kohtumise siis Nõmme Kalju võidab Tallinna Kalevi vastu 2-0.